Levadial ikkagi absoluutselt vastu ja seal oli ikkagi päris kolossaalsed numbrid, kus Levadia võitis meid. Mina siis olin Flora särgis päris mitu mängu järjest, aga ütleme, et täna selleks Tallinna derbiks, ägedaks Tallinna derbiks on kõik eeldused loodud, et väiksem müksu ka siin külge, et ikkagi tasakaal ära kaoks, aga käib jalka juurde. Kolobov. Varjund. Hästi leiab ääre peale nüüd käigu Varjund. Alama. Tuleb teravalt ja esimene olemas, kohtunik näitab, et värav loeb ja kes muu kui Rauno Sappinen. No saadakse terveks Tallinna derbiks, saadakse terveks ja lüüakse 6. minutil see asi juhtima ja no tõesti ilus loogiline rünnak, Sappinen on Mihkel nendele asjadele ja seal nüüd ütleme Levadial üllatab võib see nende jaoks olla. Vaatame nüüd uuesti kordusest, Alama sai ääre peal söödu, terav pall värava esisele, Sappinen sisse ja kaks meest, kes ei olid siin küsimärgi all, vajavad 6 minutit täna, et Levadia võrk sahisema panna, Alamaale väravasööt järjekordne kirja, Sappinile värav järjekordne kirja. Läksid Liivak natuke liiga palju üle ja jätab Alamaale, no Alamaale ei saa nii palju ruumi jätta, see on kriminaalne ruumi jätmine, et liikus pisut liiga palju üle, aga no ma nüüd siin korduse pildist ei näe, kas seal oli mingisugune mees, keda Liivak pidi seal katma minema, aga selle tulemusena jäi Alamaale seal vasakul äärel ruumi ja no Sappinen teeb 10-10 neid liikumisi sinna keskkaitsjate ette tsooni ja ei näita skoori vastast ees, aga mingisuguseid äkilisemaid asju ta väljaku peal korraldada oskab küll. Ja no ütles Kreida ju ka seda, et sellised vihmase ilmaga mängud, need talle meeldivad. No ja, seda on näha praegu. Täna on ka vihme. Vendel. Veeringu vastu Vendel, kas läheb ise löögile, natukene võib-olla liiga kaua ootab, aga tuleb see pall sealt läbi, kukub ja ei näita Tohver penaltipunktile, tundus ja natukene, et Vendel võib-olla otsis seda kontakti ja seisma panna, et saaks videoruum selle asja üle vaadata. No ja Kollo jalg käis, aga Vendelil lendasid ennem, kui see, et ta need jalad sinna taha poole lükkab ise. No kui kutsutakse kohtunik vaatama, see tähendab, et videokohtunik soovitab selle otsuse ümber vaadata. Nii, Tohver, mida otsustab? Penalti. Penalti Levadiale. Ja Skvortsov, jah. Ja sisse. Max Skvortsov lööb palli võrku ja Levadia seab viigi jalule. 1-1 ja alustame sisuliselt nullist. No alustame nullist ja mitte ei löö võrku, vaid lööb lausa küljevõrku ja väravat hüppab teisele poole ära ja Skvortsovilt tõesti väga küps penalti ja kindlalt sinna nurka ära paneb ja Levadia saab ikkagi. Ja kaks meest, kes siin koondise pausi ajal olid, vigastustega kimpus, Skvortsov ju kutsuti U21 koondisesse, aga sinna ta lõpuks ei jõudnud või loobus sellest, kuna oli väike trauma teda siin vaevamas viimast 2. Ainult väljaku äärest peatreenerit kuulama. Kivila nüüd eksib, annab selle palli otsa Ainsalule, Skvortsov, Jean-Pedrol ruumi, Jean-Pedro läheb! Ei ole sellist tõstet jalas, nagu täna paar tundi tagasi oli Zakaria Beglarishvilil. Selline välja keriv pall ilmselt tuleb. Olemas 2-1, Levadia läheb seda kohtumist juhtima, Vendel paneb palli võrku peaga ja brasiillased omavahel kombineerivad selle värava praegu. No nagu öökull nokib sealt lihtsalt täiesti vaba on Vendeli-sugune mees seal kastis ja sealt kohast tema juba mööda ei löö ja super tsenderdus ka muidugi. Ja kuidas seal nüüd Vendel nii vabaks unustati on võib-olla küsimus siin kordustele. Ikkagi väga selliselt tõesti nagu lihtsalt nokkis, pani pea vastu, ei olnud seal mingisugust tundus vähemalt otse seda asja vaadates. Vaatame nüüd, Vendel on seal meeste sees, Kreida on tema juures hetkel, Kreida laseb tal minna ja tõesti jääb kuidagi täiesti üksi. No see on päris pull olukord, et seal ju tegelikult Vendel on seal pundis, kus peaks Flora mängijad temaga 1-1 mängima, seal peaks jagatud olema mehed ja no jääbki täiesti arusaamatuks, kes selle Vendeliga siis mängib. Sest ilmselgelt Kreida, kas ta ajas midagi sassi või ta pidi kedagi teist võtma? Kreida nagu see pilk, Flooral see rünnaku hoog ka nüüd kõige suurem hetkel ei olnud. Allikul liikub vasakule äärele ja saab siit ka löögile ja pall on korra lahti, aga Valner on ise esimesena ja all. Näitel päris edukalt, et need arste me väljaku peal küll üldse ei näe. Ja nii Senjov saab, Ustal võimalus, Ustal on pallist mööda!
oi kui kuldne võimalus siin Floral nüüd tekkis. Nii, 94 on nüüd täis. Kolopov ja võtab siit ise kollase vastu või ei võta? Ei võta, Ainsalu. No üritab võtta, nüüd üritab punast võtta, aga Mihkel Ainsalu! Ja näeme, kui palju see värrav, kui palju see võit tähendab FC Levadiale. 3-1 šahmat! No Ainsalu, terve mängu on varjus, ei õnnestu tal asjad võib-olla nii hästi kui varjunud oleme. Sahavaiko on väljakul, kõik on väljakul. Valner jookseb väravat tähistama, aga Ainsalu lõpuks ikkagi, mees, kes on see aeg tassinud, väravat kontrollitakse siin, kes siin kellele vea tegi, seda vaadatakse ilmselt üle, aga praeguse seisuga isegi Ainsalu-sugune mees laseb looma välja. Ja siin on nüüd, see on nüüd natukene siuke rahulikum nägu. Aga mis asi seal nüüd võis olla? Kas siin võiks... Ei, käega mängu, jah, värav loeb, võib-olla siin oli käega mängu õhk Otool, aga ei, palli ei olnud veel väravasse jõudnudki, kui siin vahetusmängijad olid juba platsil. See on äge, see on äge. Ja see on kihvt tunne, kui sa tead, et see pall läheb võrku, aga sa ei ole veel sinna jõudnud. Nii kindlasti väravat lüües, kui siis ka kõigil pealtvaatajatel. Tõstab tagumise sinna lati alla vaata ette, aga Valner kontrollib hästi ja nüüd on kõik. FC Levadia 3, FC Flora 1, Levadia teist korda selle hooaja jooksul suunab. Rauno, järjekordne kaotus Derbis teist korda sel hooajal, miks täna nii läks? Lihtsalt läks, ei oskagi tegeleda. Mille poolest Levadia teist parem oli täna? Ma ei oska seda kohtuda praegu öelda. Kui palju sulle üldse tähendab see, et nüüd sa oled värava Konstantin Nahaga, oled samal pulgal Derbis ehk siis kõige rohkem löönud väravaid mees või pärast sellist kaotust sa üldse isegi ei mõtle selle peale? Jah, see on väga tore. Kuidas edasi? Teisipäeval Pärnu. Hästi, edu sulle, Rauno. Aitäh, edu. Joosep, palju õnne, 3-1 võit Flora üle, kuidas ise tunned, mille poolest te täna, või mis selle võidu lõpuks teie, mille poolest te paremad olite väljakul? Aitäh kõigepealt ja ütlen ausalt, selle hooaja kõige parem tunne, mis mul sees on olnud. Mul on vist hääl ka täitsa ära praegu, et tööd oli vaja kõvasti teha. Ma arvan, et see oligi võib-olla tegelikult see võtmesõna, et koondise pausi ajal me ei puhanud, ütlen ausalt, ma arvan, kõik nägid, kuidas me trenni tegime ja hoidsime ennast väga heas vormis, et jah, Flora sai palliga tegelikult päris hea tunde kätte, aga jalgpall hakkab kaitsest, nii et suutsime täna tegelikult ära seista, nagu me oleme see hooaeg tegelikult suutnud päris hästi kaitsta, ma arvan, et kogu meeskonnale kiitus kaitsetöö eest. Ja Ainsalu värava puhul sai looma välja lastud. Jah, see oli super, et kui ma seda kiirrünnakut nägin, ma arvasin, Otto saab ise jooksu, aga seal tekkis väike rüselus ja hea väravasööt Ottoolt tegelikult, et ja Ainsalu on see hooaeg, ma arvan, et üks võtmemängija meil olnud ja väga tähtsad väravaid lööd, nii et kiitus talle, et seal kohas külma pead hoida ja selline värav lüüa, ma arvan, see näitab klassi. Eile klubi presidendil Viktor Levadal oli sünnipäev, et kas see ka käis kuidagi riiet surumist läbi, et võitleme tema eest täna väljakul? Ütlen ausalt, mul endal käis see kõhust läbi, sest ma korra mõtlesin, et tal oli eile sünnipäev, väga tahaks pakkuda talle seda võitu sünnipäeva puhul, et kindlasti tal on täna õhtu, ma arvan, plaanis seda sünnipäeva pidada, nii et palju õnne talle kõigepealt ja et see võit talle tuli, ma arvan, tähendab talle väga palju. Me oleme näinud garderoobis, mis need võidud talle tähendavad, nii et ta on väga südamega asja juures ja mul on väga hea meel, et ta selle sai. No tänavu esindad Levadiat, kuidas see meeskonda sulandumine on õnnestunud, tundub, et oled väga valatult sisse sobitunud. Ja ma pean ütlema, et see on ilmselt kõige parema keemia ja atmosfääriga meeskond, kus ma olen olnud, et kui ma nägin, mul oli natukene enne Slava Zahhovaikot see leping sõlmitud, aga kui ma nägin, et Slava saab peatreeneriks, siis mul süda oli väga rahul, et ma teadsin, sellest tuleb hea asi. Kas sul natukene kripeldas ka, et koondise pausil koondise tegemistesse ei olnud kaasatud? Muidugi, et igal juhul, aga ma väga austan Jürgen Enni otsust, sest tegelikult täna nendele wingbacki positsioonidele meil on nagu valikut, et ka teised, kes välismaal mängivad, on, ma arvan, väga heas vormis ja saavad mängida, nii et ma pean väga palju vaeva nägema, et sellel positsioonil silma jääda. Ma arvan, et kui need mängud meil hästi edasi lähevad, ega ma arvan, peatreener
teeb sügisel oma otsuse ja ma annan endast parima, et ma seal sees oleksin. Ehk siis seda, et sind ei kutsutud, võtad justkui motivatsiooniks? Ja just, et ma tahtsingi öelda, et ma olin nagu valmis selleks, et Jürgenil on seal raske otsus ja seekord mind ei valitud, aga vaatame sügisel. Okei, aitäh sulle, Joosep, palju edu! Aitäh!